Tere! Täna teeme tutvust nii hiigelsuurte kui ka mikroskoopiliste projektidega. Mikromaailmas toimetavad näiteks pärmiseened, kellel on rändamisest üsna ükskõik, kes sellegipoolest on väga tähtsad tegelased. Seevastu rändamine ja asjade ühest kohast teise vedamine on meie suurte ja keeruliste inimorganismide jaoks äärmiselt oluline küsimus. Täna uurime kahte võimsat arendust, mis aitavad meil seda tähtsat asja edasi ajada. Nagu me teame, olid kunagi meie riigis sellised ajad, kus tavakodanik sai merd näha ainult läbi suletud tara. Loodetavasti on need ajad igavesti minevikku vajunud ja mereäärsed alad on järjest ja järjest avanenud. Me saame seal kõndida, nautida. Eriline väärtus on sellistel mereäärsetel aladel, mis asuvad linna keskmes ja sadama alal on väga suur potentsiaal areneda taoliseks paigaks, mis on mõnus, kus on tore ja siia ei ole asja mitte ainult turistil, vaid ka tavalisel linnakodanikul. Ka Tallinna sadam on olnud kinnine ala aastakümneid. Üks osa plaanist, kuidas sadama ala mõnusaks keskkonnaks muuta ning avada mereäär linnale, on uus ehitatav kruiisiterminal Loode kai ääres, mille suletud territooriumil asus veel paarkümmend aastat tagasi kaubasadam. Kogu see ala tegelikult jaguneb niimoodi, et kui sa linnakodanikuna hakkad tulema sellele alale, siis tegelikult sul on inimesena kaks valikut, et kas sa lähed siis alla tasaminnale, kus on kruiisiterminal ja sellise madala kruiisiterminali mahu peale tuleb siis kergliiklustee, promenad, mis viib sind ja Loode muuli lõpuni, kus me praegu istume. Ja see ongi kergliiklustee, eks ole? Jaa, siia saab jalgrattaga, jalakäijad. Ma ütlen niimoodi labasel kombel, suvatropp võib siia töllerdama tulla. Ühel päeval. Ja, selles mõttes, et siin on kogu see ala, nagu ma enne ka ütlesin, on 800-900 meetrit pikk ja siin on, siia tulevad tegelikult istepingid, valgustus, mänguväljakud, spordialad, samamoodi restoran, mis on avatud kõigile ja siis see kinnine tsoon jääb siis alla tasapinnale, kui suvel on see hoone kruiisiterminal ja talvel tegelikult võib seda lugeda selliseks sündmusruumiks, kus saavad olla siis kontserdid, etendused, seminarid ja nii edasi. Kui reisisell tuleb kruiisisadamast ja tahab suunduda näiteks D-terminali või üleüldse sinna linna suunas, siis praegu jõudes siia kanali äärde ei jää tal muud üle, kui sisse hüpata ja üle ujuda, mis muidugi on sobimatu tegevus, või siis minna suure kaarega ümber admiraliteedi basseini, mis võtab ilmatuma aja. Aga umbes aasta pärast valmib siin niivõrd uhke sild, millist Eestis varem nähtud pole, ja temast kujuneb lausa omamoodi maamärk. Ma arvan küll, et sadam on sellega ikkagi näinud vaeva selle silla lahendusega just see, et see oleks tulevikus selline keskne koht, kus tullakse seda vaatama, ka üle käima ja see kuju iseenesest ja lõpuks koos kõik selle valgusinstallatsiooniga, see saab väga efektne. Nii et... No siin on üks tükk sellest sillast, selline näidistükk, ma saan aru, jah? Jah, täpselt, et siin on näha ka siis silla lõpptoon, mis on selline valge, hästi helesinine ja selline ta tegelikult siis näeb välja see küljetala, mis on kandev element sellel.
et tegelikult see on küll ette nähtud jalakäijatele ja ratturitele põhiliselt, aga siiski see on projekteeritud niimoodi, et siis saab sõita peale ka päästeautoga avarii olukorras üle. Et üks osa on liikumatu, mis on kogu aeg paigal ja siis teine osa ongi nii, et nagu sa mainisid, see pöörab ümber oma kõla, nii et ja siis sel hetkel saavad siis laevad sisse või välja. No praegu on siin Tallinna sadamas siiski üsna segane olukord ja mingisugused masinad mürrisevad, aga ma saan aru, et Tallinna sadam on siiski sõbralik selline ettevõtte, suur ettevõtte, kes ootab, et inimesed tuleksid siia ka lihtsalt niisama aega veetma. Ja meil on väga suured plaanid, et me tahame luua sadamasse. Ja neid plaane praegu siin Mürina saatel teostatakse. Just, et need ongi väga hea aeg seda teostada, et praegu inimesed väga käia ei taha, et siis ongi hea ehitada ja neid uusi objekte siia teha, et inimesed oskaks sadamasse tulla ja siin ka olla. Aga miks nad peaksid siia tulema sadamasse, kui neil on mõnus väike soe kodu? No jah, sellega võistelda ei saa, aga juhul, kui nad tahavad oma elutuba laiendada, siis me tahaks luua siia sellise keskkonna, kus nad saaks siis nii-öelda aega veeta, siis ka kui nad avavad kodust tülilud. See on ju olnud aegadest tegelikult suletud soon. Isegi veel siin 5-6 aastat tagasi, kui neid suuri maju siin ümber ei olnud, siis ma mäletan, see oli nagu tuiskav, selline tühermaa, vaesed soomlased oma pakkidega ja kärudega siin eksisid mullahunnikute vahel. No see ongi kõige suurem keeruline samm, et kuidas luua keskkond, kuhu ei ole harjutud tulema. Ja viimane masterplaan, mis valmis 2017, siis nägigi ette siukse variandi, kus kohas selle asemel peita sadama tegevust, pigem eksponeerida seda ja näidata seda kui atraktsiooni. Kuulsin, et lausa pargi teete sinna? Jaa, me teeme niisuguse huvitava... Jaa, me teeme pargi koos parklaga. Kuhu autod lähevad siis? See on niisugune nutikas park, et tegemist on nii funktsionaalsusega, mis on meil vajalik, et terminalist tulevaid reisijaid teenindada, pluss muuta see nagu linnaruumiliselt ilusaks, et ka seal aega veeta, kui laevu parasjagu ei ole. Kuidas aga jõuda mugavalt linnast sadamasse või sadamast linna? Selles on küsimus. Lähitulevik toob uusi ühendusteid jalakäijatele ja ka uue trammiliini, mis plaanide järgi kulgeks kesklinnast otse sadama terminalideni. Tramm on ka üks oluline osa sellest, kuidas ühendada Tallinna sadama alad ülejäänud linnaga. Ja see natuke ongi võib-olla imelik täna, eks ole, et avalik ühistransport peaks ühendama ära lennujaamad, sadamad, bussijaamad, kõik sellised olulised asjad. Ja täna Tallinna sadam on natuke nagu ära lõigatud, et tegelikult võiks olla, kui turist tuleb Tallinnasse, et ta tuleb nagu sadamast välja, et esimene asi ongi nagu avalik ühistransport, millega ta saab siis linnas ringi liikuda. See on tegelikult nüüd siis 21. sajandi Tallinna üks suuremaid arendusalasid. Ja oluline, kuidas me seda teeksime niimoodi, et siin ei ole ainult nagu liiklusvood, autoteed ja võimalikult kõrged majad, vaid on ka sellist nagu elukeskkonda inimestele reaalselt, et sa elad linnas, et mida sa teed. Inimene näiteks otsustas Lasnamäel, et tal on kõrini oma korterikeses istumisest ja ta tahaks teha ühe pikema jalgsi rännaku sinna Kalaranda. Et siis alates Reidi teest meie teeme läbi oma territooriumi üks laiema promenaadi jalakäijatele, mis on ainult jalakäijatele ja jalgratturitele mõeldud, et liikuda läbi sadama ala turvaliselt kuni siis Kalarannani välja, mis on pärast meie territooriumi. Siis hakkavad olema nagu mingid sildid või viidad, et ohoo, tule sadamasse, mine tea, kuhu meri sind kannab. Täpselt, miks mitte, see on hea mõte. Kas te teadsite, et Rail Baltic on Eesti kaasajas suurim infrastruktuuriprojekt? Täna võtame selle trassi rööbasteni lahti. Tere, Tõnu! No, Tere, Heidi! Oleme siin Muuga sadama territooriumil. Mis seos on Muuga sadamaal ja Rail Balticul? Väga suur ja oluline saab olema. Eks see veel ei ole, aga juba vaikselt tekib. Muugast saab sisuliselt ainukene Rail Balticu trassi multimodaalne selline kaubajaam, mis on ühendatud merele. Et siia tulevad kokku sisuliselt siis ütleme selle idalaiusega 1520 mm raudtee, siis meie see uus 435 mm meretransport ja ka maatransport. Me selle ehitame siin totaalselt ümber, eks, et see saab olema äge koht. Kui palju hinnanguliselt võiks üldse selline äge kaubasõlm vähendada liiklusohtlik olukord ja keskkonnamõjusid maanteedel?
no see ongi üks väga oluline eesmärk, et tegelikult Rail Baltic saab olema kõige keskkonnasõbralikum transport üldse, eks ole, elektriraudtee, siiani pole paremat leiutatud, eks. Kui me saame kas või mingisugune, ma ei tea, 5–10% näiteks maanteedelt, eks ole, kaupu raudteele, see on juba nagu väga suur võit. Kuigi eesmärk võiks olla 50%, eks, aga ütleme, lihtsalt piisab juba sellest, kui nagu alustada ka isegi ühenumbrilise, eks ole, protsendiga. Räägime selle Rail Balticu trassi korra läbi, kus see gigaprojekt alguse saab ja kus ta tegelikult lõpeb? No põhimõtteliselt siit algab, eks. Ütleme, see on nagu põhjapoolne. Siit algab Rail Baltic. Siit algab Rail Baltic. Et see on nagu kõige põhjapoolse koht, eks ole, kus ta on. Ja siit me siis läheme järjest, eks ole, läbi Ülemiste, eks ole, juures on siis nagu reisiterminal. Niisiis, Muugas saab uue raudtee läbi Meka mere- ja maakaubanduse ühendamisel. Järgmine peatus Ülemiste. Ülemistest saab kõikide reisijate ja erinevate ühistranspordiliikide, trammide, busside ja lennukite kokkupuutepunkt. Ta selles mõttes mõjutab seda piirkonda tõenäoliselt ka väga palju, kuna siin mõlemil pool on suured keskused, mis selle kogu liiklussõlme nagu ka veel tervikuks teevad. Me mängimegi läbi, kuidas inimesed saavad liikuda, kuidas nad saavad ühelt transpordiliigilt teisele, kui mul on 3 kohvrit ühes käes või lapsevanker ka teises käes, et siis ma saaksin mugavalt liikuda, ma saaksin aru, kus on rong, kus on tramm, kus on bussipeatus ja võib-olla kus on söögikoht ka, et need oleksid hästi loogilised ja mugavad. Siin täna on juba projekteerijad on maailma tasemel ja maailmas suuri asju teinud, nii et kindlasti nad näevad igasuguseid asju, mida siia lisada ja annavad suurt väärtust juurde meile. Ja siis edasi juba nagu Õkva, eks ole, Pärnu suunas, Pärnust läbi Ikla Lätti, eks ole, Riia saab olema väga oluline haab, eks ole, kus saab siis Riiast saab tulevikus sinna siis, eks ole, ka lennujaama lausa sõita rongiga sisuliselt. Ja sealt edasi juba siis läbi Kaunas, eks ole, Leetu Kaunas ja sealt juba siis Poola piirile. Praegu on tegelikult juba 10 aastat vähemalt on tegelikult see projekt nagu küpsenud, eks. Üks, ütleme, ülioluline asi ja väga keeruline lõik ja nagu põhjalik lõik meie töös on just nende keskkonnamõjude hindamised. Et ma arvan, et seda ei ole sellise põhjalikkusega vist siiani tehtud just nagu joonobjektide ehitusel, eks ole, suure infra puhul. Ja see tegelikult käib nagu paralleelselt, ütleme, kui me projekteerime trassi, mis praegu toimub, eks ole, siis paralleelselt sellega tehakse keskkonnamõjude uurimist. Nad peaksid andma nagu üksteisele kogu aeg sisendid sisse. Praeguseks on paika pandud maakonna planeeringu koridor, mille laiuseks on 350 meetrit. Selle sisse peab raudtee kogu oma taristuga ära mahtuma. Nii lai muidugi trass ise ei tule. Lihtsalt sellises mõttelises koridoris viidi viimase 7 aasta jooksul läbi palju kõikvõimalikke keskkonnauuringuid, mida kasutatakse strateegiliste keskkonnamõjude hindamisel. Praegu käib raudtee projekteerimine, kus leitakse raudtee taristule väga täpsed lahendused, projekteeritakse väga täpsed lahendused. Ja paralleelselt projekteerimisega viiakse läbi siis projekteerimise täpsuses keskkonnamõju hindamine. Ehk analüüsitakse ülimas täpsuses, millised peavad olema konkreetsed, kas müratõkkeseinte lahendused, kuhu maani need müratõkkeseinad projekti puhul peavad ulatuma, millised peavad olema loomapääsu lahendused, kuidas mõjutab see sama projektlahendus näiteks piirkonna veerežiimi, ehk kõik erinevad teemad tuleb ära käsitleda siis põhimõtteliselt põhiprojekti täpsuses. Keskkonnamõjud ja ka kogu ülejäänud oluline materjal on püütud inimestele lihtsasti kättesaadavaks ja mõistetavaks teha. Suur roll on kohalikel omavalitsustel, koosolekutel, internetil ja ka sellel, et trass on mõtteliselt jaotatud väikesteks lõikudeks, et inimene leiaks hõlpsasti üles just tema kodukohta puudutava info. Neid, kelle hoovist rong otse läbi sõitma hakkab, on siiski trassil suhteliselt vähe. Kui ühesõnaga see maa, mis on nagu, ütleme, eraomandis, eks ole, umbes pool sellest trassist, mis on nagu vaja, tegelikult on nagu riigi omandis, eks ole, sellega selles mõttes nagu selgus. Ja teine pool on siis nagu eraomandis, mille me peame siis, eks ole, omandama ja mida tehakse. Seda hinnatakse ära, tegelikult turuväärtus pluss on veel, eks ole, nagu siis üles makstakse nii-öelda, eks ole, turuväärtusest. Et tegelikult see toimib, et selles mõttes need protsessid on paigas. Ja õnneks ei ole neid, ütleme, kelle kodus hakkab läbima, neid on nagu ülivähe. Seda on ikka väga vähe võrreldes sellega, kui me näiteks oleksime vana Pärnu maantee trassi ümber teinud. Inimestele alati meeldib rääkida arvudest ja rahast. Kui palju kogu see Rail Balticu projekt maksma läheb? Praeguse hinnangu järgi 1,6 miljardit on siis nagu siis Eesti osa maksumus kokku 5,8 vist, kui ma eksi, ütleme sinna kanti. 1,6 miljardit eurot on see 213 kilomeetrit siin Eestis. Just. Ja sellest siis nagu 15% on siis nagu Eesti raha, eks ole, Eesti maksumaksja riigi raha. Ja siis ülejäänud 85 tuleb tegelikult Euroopa Liidust. Et see on täiesti unikaalne nagu võimalust ja aken praegu meil midagi sellist rajada.
Elektriraudteed peetakse täna maailma kõige keskkonnasõbralikumaks transpordiviisiks. Ühekordne ehitus, mis tõsi, vältab aastaid ja segab sel ajal ka meie kõigi elu, peaks tagama kaasaegse ühenduse Euroopasse tervelt 100 aastaks. Esimene lootus rongi uuel trassil sõitmas näha on aastal 2026. Tõenäoliselt juhtub see siiski veelgi hiljem. Teekond näiteks Tallinnast Riiga saab kiirraudteel olema tund ja 40 minutit. Käiku lähevad ka öörongid, mis lubavad oma autoga rongi sõita ja siis kas või Poolas sealt jälle maha sõita. Tegelikult on Rail Balticu puhul aspekte ju veel. Üks on kaubad, üks on inimesed, aga me elame väga muutuvas maailmas. Missuguseid tegureid veel on, millele see rongiliiklus meil võib tulevikus nagu head sisendit anda? Siinkohal tasub kindlasti nimetada just meie kaitsevõimekust. Et kui on näiteks kriisisituatsioon, sisuliselt täna meil puudub võimekus, ütleme näiteks NATO-l oma raske tehnikat, ka inimesi, aga eeskätt tehnikateks on liigutada kiiresti. See Rail Baltic annab selle võimaluse. Me oleme selles isegi projekteerimised ette näinud. Kas täna on veel mingit sellist varianti ka, et kõik teie uuringud lähevad sahtlisse ja et Rail Balticut ei tule? Ei, sellist varianti absoluutselt ei ole enam olemas. Ettevalmistused on tehtud, osaliselt juba töö käib, see tuleb. Igas tootmises tekib ülejääke. Võidab see, kes oskab neid ülejääke kavalalt uuesti ära kasutada. Kuidas saada sellisest vedelikust selline klaar ja puhas vedelik? Selleks on tarvis lihtsalt natukene nutti ja pealehakkamist ning neid nutti ja pealehakkamist paistab siin Salutaguse pärmitehases jätkuvat. Sergei on see mees Salutagusel, kelle teadmised ja kirg on viinud uudse veepuhastussüsteemi rakendamiseni pärmitehases. Tööpõld on lai, sest tehas, mis toodab vedelpärmi ja inaktiivset kuivpärmi, kasutab oma tootmisprotsessis rohkelt vett. Ma näen seal midagi tilgub või voolab või uriseb. Meie tehas annab reostuskoormust peaaegu 130 000 inimekvivalenti, päris suur kogus. Ja see pärmitööstuse reovesi on suht keeruline ja see vajab spetsiifilist lähenemist. Kõik saab alguse pärmseentest, mis oma väikeses maailmas söövad ning hoogsalt paljunevad. Pärmile sobivaid toitekeskkondi on erinevaid. Salutagusel kasutatakse selleks suhkrutootmise jääkainet melassi. Kui pärm on melassist kätte saanud kõik, mis talle vajalik, suundub alles jäänud reovesi spetsiaalsesse vaakumaurustisse, mille teisest otsast tuleb välja kõrvaltoode vinass, väärtuslik mullaparandaja mahepõllunduses. Esimene separeerimisvesi, see on hästi kontsentreeritud vesi, mida ei tohi otse loodusesse lasta. Sisaldab päris palju orgaanikat, lämmastikud, fosforid ja muid toitaineid, mida me pärme kasvu protsessi käigus lisame juurde. Ja kuna süsteemis on väga sügav vaakum, vedelikud hakkavad keema madalamat temperatuuri juures. Ja niimoodi see kontsentreerubki. See on valmis vinass peale kokku aurutamist. Ja see on esialgne tooraine. Ja siin on erikaalu vahe. Siin on 1 ja siin on 1,34. Ja ta on tunduvalt raskem, seda on... Juba käega on tunda, et on raskem. Ja lõhn tegelikult siin on väga hea. Ja. Nagu maltoosa lõhn. Maltoosa, jah. Aga see on peitlik. Suhkrud on kõik maha võetud pärmi poolt. See on soolane. Seda võib ka... Ei soovitaks, aga loomadele on lubatud. 50% sellest vinassist läheb meil ekspordiks Soome ja ülejäänud 50% jääb Eestisse. Et samm-sammult kohalikud põllumehed hakkasid nagu aru saama, millega on tegemist ja nõudlus tõuseb. Pärmi tootmisest jääb üle ka teine kõrvalprodukt, nii-öelda pärmipiimapesuvesi, mis tekib siis, kui pärmist pestakse välja soolad ja toitekeskkonna jäägid. Vee puhastamiseks on püsti pandud aparaat nimega pöördosmoosiseade. Selle filtrid lasevad läbi ainult veemolekule ning muudavad pruunika vedeliku puhtaks ja klaariks. Ja vaadake sisse. Keila jõkke läheb siis see, jah? Mitte päris see, aga suurema osa. See andis kõva efekti juurde ja selle vee kvaliteet on
kohati parem kui meie puurkaevu oma. See on nii-öelda toor vesi, mis tuleb, aga ta sisaldab värvaineid, mida on raske puhastada bioloogilisel teel. Ja see on vesi, mis peale RO töötlus jääb järgi. See on väga puhas ja pehme vesi. Selle annab taaskasutada tootmises. Peale vaagamaurustit jääb järgi sekundaarreostus, pluss veel teised osakonnad, kõik ülejäänud reoveeliigid segatakse kokku ja suunatakse metaankääritusse. Siin on kaasatud teatud anaeroobsed bakterite liigid, mis on võimelised ära lagundada orgaanikat, mis tuleb reoveega sisse. Nende elutegevuse tagajärjel tekib niinimetatud biogaas, mis on iseenesest energiaallikas, mida me edukalt kasutame ära oma aurukatlades, auru tootmiseks. Ilusad graanulid ja need ongi bakterite kolooniad ja siin on üle 6000 erinevaid liiki on kaasatud ja nende koostööna tekib biogaas. Pärmi tootmine ei ole lõhnatu. Iseloomulikku lõhna tekitavad pärmi enda osakesed, mis heitaurudega korstendest väljuvad. Tehas on liitunud vabatahtliku lõhna vähendamiskavaga ja lõhna püüavad kinni sellised tegelased nagu skruuber ja osonaator. See on nii-öelda skruuber ja see on nagu üks osa sellest ja ozoneerimisseade ise seisab meil skruuberi taga. Kõik heitaurud viiakse läbi spetsiaalselt konstrueeritud märkskruuberi, kus toimub lõhnaainete kokkusidumine veefaasiga ja vee asemel meil ringleb üleosoneeritud vesi. Mis järgi jääb sellest puhastusprotsessist? Veeaur? Atmosfääri läheb puhastatud õhk ja kõik need lenduvad ained püütakse kinni ja veega viiakse süsteemist välja. Üks variant muidugi puhastada kasutades keemiat, aga osooni molekuli eluiga on hästi lühike. Et kui sa kasutad kemikaalilahuseid, siis on alati probleem, mida nendega ette võtta. Läbi töödanud lahus tuleb kuskile ära utiliseerida. No, mis siin veel ees ootab? Kuhu veel areneda pärmitööstuses? Piir on ainult taevas, nii et areneda võib alati. Et meil on mõned ideed, mida kindlasti tahame jurutada, ellu viia. Ja ma usun, et ükskord selles tehases saab eeskujulik tehas pärmitööstuse puhul. No jõudu sulle sellest. Aitäh! See on nüüd küll selge, et pole oluline, kas protsess on suur või väike. Ühendatud süsteemis on kõigel oma mõju ja jälg. Pärmi teemadel pole me aga sugugi lõpetanud, vaid jätkame järgmises saates. Kohtumiseni!